USA pommitajad hävitasid Iraani. Esiteks, B2D alustasid rünnakut ja halvatasid kaitse. Seejärel saabusid B1D, mis ründasid Iraani maa-aluseid punkreid tulega. Seejärel saabusid B52D, hävitades Iraani sõjaväelise režiimi. See on 3 põlvkonna tulejõud, mis on kasutusele võetud Iraani süstemaatiliseks hävitamiseks. Ja me avaldame täpselt, mida USA tegi ja kuidas nad viisid läbi ühe kaasaegse sõjaajaloo kõige allasuruvama ja kestvama õhuoperatsiooni. Kõik sai alguse B2-st. USA pommitajate lipulaev B2 sobis ideaalselt operatsiooni eepiline raev, šoki ja aukartuse kampaaniaks. Mitmeotstarbeline pommitaja, millel on maailma juhtivad vargtehnoloogia võimekus, suudab hiilida Iraani õhutõrjest, samal ajal kui USA ja Iisraeli hävitajad hävitavad need kaitsesüsteemid. Kui see jõudis sihtmärkideni, saab B2 vallandada kuni 18 000 kilogrammi laskemoona. USA'l tekkis raskusi B2 pommitajate Iraani õhuruumi viimisega. Ilma Ühendkuningriigi abita pidid B2 piloodid tegema üle 30 tunniseid edasi-tagasi lende õhutankimisega, sest 6000 meremiili lennuulatusest Iraani ja tagasi ei piisanud. USA ületas väljakutsed nutika ja koordineeritud tegutsemisega. Nende õhutankurid olid õigel kohal. Ameerika B2 pommitajad panid esimeste rünnakutega aluse sellele, mis hiljem operatsioonis eepiline raev juhtus. Kuidas? Aviationist annab mõned üksikasjad. Seal öeldakse, et USA lasi 28. veebruaril Iraani pihta 4 oma B2 stealth-pommitajat. Need pommitajad lendasid üle Gibraltari väina sihtmärkide poole. KC-46 tankerlennukid võimaldasid neil õhus olla tavapärasest kauem. Kui nad Iraani jõudsid, tegid B2D seda, mida nad kõige paremini oskavad. Lasid tohutuid pomme alla olulistele sõjalistele sihtmärkidele. Jennifer Griffin Fox Newsist kinnitas varakult B2 osalust operatsioonis Epic Fury. Ta teatas X-is, viidates USA ametnikule, et 4 B2 pommitajat lendasid USA-st edasi-tagasi ja viskasid Iraanis ballistiliste rakettide positsioonidele 10 2000 naelaseid pomme. Forces News teatas, et B2D ründasid alguses Iraani tugevdatud ballistiliste rakettide rajatisi. Mainitakse ka Hetu-hande naelaseid. Tõenäoliselt Blue 109 tüüpi pomme, mis kinnitati JDAMSide külge. Neid punkrilõhkujaid oli kasutatud juba kõrbetormi operatsioonist alates, mis tähendab, et juba operatsiooni esimestel tundidel hakati kasutama erinevate põlvkondade tulejõudu. Järgmistel päevadel ületati veelgi rohkem põlvkondade piire, kuid sellest räägime peagi. Kuigi pole täpseid andmeid selle kohta, milliseid tugevdatud ballistiliste rakettide positsioone B2D operatsiooni esimestel tundidel ründasid, võime eeldada, et need olid tõenäoliselt maa-alused raketilinnad, mida Iraan on varem korduvalt esile tõstnud. Massiivseid punkreid kasutatakse Iraani ballistiliste rakettide hoidmiseks ja stardiplatvormidena, sest neil on palju sisse- ja väljapääse. B2 lennukitel polnud ülesannet raketilinnu hävitada. See on 2000 noelaste pommide jaoks liiga suur ülesanne, kuid B2 lennukid said kasutada oma punkrilõhkujaid tunnelite sissevarisemiseks, sissepääsude kokkuvarisemiseks ja sisuliselt muuta raketilinnad tohututeks hauakambriteks, Iraani sõjalise doktriini selgrooks olevatele rakettidele. Ja just seda nad tegidki, laastava mõjuga. Esimese 24 tunni jooksul ründasid Ameerika B2 pommitajad, varghävitajad ja Iisraeli lennukid üle 1000 sihtmärgi Iraanis. Lisaks tugevdatud ballistilistele raketibaasidele hävitati esimese 24 tunni jooksul ka Islaamivabariigi revolutsioonilise kaardiväe kasutatavad juhtimis- ja kontrollkeskused, samuti Iraani laevad, allveelaevad ja õhutõrjesüsteemid. Iraani sõjaline infrastruktuur hävitati koordineeritud rünnakutega, jättes juhtkonna segadusse. Mõned Iraani juhtidest ei jäänud ellu, sealhulgas ülemjuht Ajatollah Ali Khamenei. Ta oli üks esimesi ohvreid USA ja Iisraeli ühises operatsioonis ning tema surm tekitas Iraanis juhtimiskriisi, lisaks tohutule tulejõule, mis riiki tabas. 4. märtsil hakkab Ameerika B2 rünnakute mõju Iraani sõjavõimele ilmnema. Iraani ballistiliste rakettide tulistamine vähenes 86% võrreldes 28. veebruariga. Lagunevad raketirajatised, mida sihtisid Ameerika B2-d, olid peamiseks põhjuseks. Iraani ootas ees veel palju. USA edastas esimese rünnakulainega Iraani režiimile selge sõnumi. B2 oli mängus ja Iraan ei näinud seda ette.
See ongi vargpommitaja kogu mõte. Ja kui 4 B2 pommitajat, mille USA välja saatis, tegid oma mitmesaja miili pikkuse tagasitee baasidesse, kust nad olid startinud, pidi Iraan mõtlema, mida küll USA järgmiseks võiks välja saata, mis oleks sama halb või hullemgi kui see, mis just Iraani suunas teele pandi. Nagu me nüüd teame, olid B2 rünnakud alles algus. Kui tema kroonjuveelidest pommitajad olid turvaliselt kodus, otsustas USA naasta eelmise põlvkonna juurde. Iraani õhutõrje oli nii rivist väljas, et vargtehnoloogia vajadus polnud enam nii oluline kui esimesel päeval. See tähendas, et järgmised rünnakud võisid tulla hoopis teistsuguse pommitaja, B1B Lanceriga. Vanus ei tähenda võimetust, kui rääkida Ameerika pommitajate laevastikust, ja USA tõestas seda 1.–2. märtsil, kui kasutas oma B1 pommitajaid, et viia Iraani vastu läbi järgnevaid tulelöökide laineid. 2 päeval pärast B2 rünnakuid kasutas USA järgnevateks löökideks oma külma sõjaaegset arsenali. Kui kuulete B1 tehnilisi andmeid, mõistate miks. Tõsi, pommitaja pole nii vargsi kui uuem sugulane, kuid tal on ülehelikiiruse võime, tehes temast ühe USA kiireima pommitaja ning ta kannab 75 000 naela laskemoona. Nii et kui B2 tuli vaikselt ja andis täppislööke Iraani tugevdatud sihtmärkidele, siis B1 saadeti järgmistel lainetel lahti laskma tõelist plahvatuslikku põrgut. B1 kannab JADAM-e, tiibrakette, SHS AGM-158 JASSM ja kobarlahingumoona. Esimesed 2 nimekirjas paistavad olevat need, mida B1D kasutasid märtsi alguses, sest võimaldavad kaugelt rünnata. Minimeerides juba niigi väikest ohtu, mida Iraani alles jäänud õhutõrje kujutab, tagades samal ajal, et sihtmärkidele, mida USA soovis tabada, jõuaks piisavalt tulejõudu. Jerusalem Posti järgi jätkasid 3 B1 pommitajat B2 rünnakuid nendele sihtmärkidele. Nagu B2 pommitajad pidid ka vanemad pommitajad tankima õhus, kui nad lendasid Ellsworthi õhuväebaasist Lõuna-Dakotas. CENTCOM avaldas 2. märtsi X-i postituses, mida pommitajad tabasid, ning lisas video B1 õhkutõusust. USA B1 pommitajad ründasid öösel Iraanis, et nõrgestada ballistiliste rakettide võimekust. Presidenti sõnul hävitame nende raketid ja raketitööstuse, teatas CENTCOM, lisades, et see oli otsene jätk. B2 pommitajad hävitasid raketilinnad. B1 pommitajad tulid hävitama kõike, mis esimesel korral jäi, mitmes järelaines, mille vastu Iraan oli võimetu. Interesting Engineering lisab, et B1 pommitajad saabusid Iraani, et teenida suure mahutavusega ründeplatvormina, mis sobitus ideaalselt laiaulatusliku õhuvõrgustikku, mida USA juba riigi kohal kasutab. Ameerika hävituslennukid alates F-15 kuni F-35-ni hävitasid Iraani õhutõrje, et saavutada õhu ülekaalu, samal ajal kui B1 pommitajad lasid palju täppisrelvi ja naasid koju. See oli 3 päeva jooksul antud 1-2 löök, mis, nagu me juba avalikustasime, lõi suure augu Iraani ballistiliste rakettide võimekusse. Epic Fury operatsiooni 3. päeva lõpuks seisid Iraanil ees suuremad probleemid kui vaid see. Aga kui me juba sellel teemal oleme, siis kiire meeldetuletus. Te vaatate saadet The Military Show ja me lahkame neid teemasid igal nädalal. Vajutage telli, kui soovite rohkem sellist infot. B2 ja B1 pommitajad kahjustasid Iraani raketibaase ning 2. märtsiks oli Iraani sõjaväevõrk tõsistes raskustes. USA president Donald Trump teatas, et Iraani õhutõrjesüsteemid, merevägi, õhuvägi ja juhtkond on hävitatud. See väide on küll ambitsioonikas, kuid mitte tõest kaugel. B1 pommitajad hävitasid Iraani raketivõimekust, samal ajal tiirutasid hävituslennukid ja hävitasid õhutõrje ning muud sõjalist vara. Juhtimis- ja kontrollkeskuste hävitamine vähendas Iraani raketirünnakuid. Lõppude lõpuks pole rakettidest ja raketiheitjatest suurt kasu, kui käsk ei tule ja keegi ei ütle, mida rünnata. Iga B1 rünnakuga vähenesid Iraani raketirünnakute võimalused. 5. märtsiks oli USA rünnanud üle 2000 sihtmärgi ja rivist välja viinud üle 20 Iraani sõjalaeva. Rünnakud olid täpsed, hästi koordineeritud ja mõeldud Iraani sõjaväe sisemise toimimise kokkuvarisemiseks, võttes neilt süstemaatiliselt relvastuse, mida neil oleks vaja olnud USA-le vastupanu osutamiseks. Ja see polnud kõik. Selleks hetkeks oli USA saavutanud Iraani kohal õhuülekaalu. Ja selle ülekaaluga kaasneb võimalus saata lahingusse rohkem erinevaid lennukeid. USA tegigi just seda. Pärast B2 ja B1 pommitajate täpseid rünnakuid muutis Ameerika strateegiat ja alustas pidevat kurnamissõda.
Alates 3. märtsist on USA jätkuvate rünnakutega hävitanud Iraani sõjalist infrastruktuuri, jättes Iraanile vähe hingamisruumi. Rünnakute jätkamiseks kasutas USA oma vanimat pommitajat B-52 Stratofortressi. B-52 hüüdnimega kõigi Ameerika pommitajate ema on olnud kasutusel ligi 70 aastat ja on endiselt õhus õigetes tingimustes. Ja need tingimused lõid Iraanis B2 ja B1 pommitajate korraldatud rünnakulained. Esimestest rünnakulainetest alates on USA kasutusele võtnud pommitaja, mis lendab kuni 9000 miili tankimata. Alates 1. märtsist lubas Ühendkuningriik baase kasutada, mistõttu USA ei pidanud enam muretsema oma vanema pommitaja edasi-tagasi lendude pärast. Nad võisid maanduda RAF Fairfordis tankima ja ründama Iraani. B-52 on üks maailma paremaid pommitajaid rünnakute sooritamisel. USA õhujõudude sõnul saab B-52 kasutada rohkem erirelvi kui ükski teine USA lennuk. Pommitajaid on aastate jooksul uuendatud, eriti mootoreid, mistõttu need jäävad tõenäoliselt kasutusse kuni 2050. See vana masin töötab endiselt, suudab tulistada 70 000 naela laskemoona ning Iraan kannatab alates 3. märtsist pidevate B-52 rünnakute all. CENTCOM kinnitas B-52 kasutamist. 3. märtsil nende eesmärk on anda Iraanile järjest purustavaid lööke. Täpsus pole kuhugi kadunud. B-52D tabavad endiselt väga konkreetseid sihtmärke, kuid pommitamiskampaania, mis algselt keskendus Iraani ballistiliste rakettide stardivõimekusele, on nüüd laiendatud hõlmama kõiki sõjalisi sihtmärke, mis jäävad riiki saadetavate B-52 tegevusraadiusesse. Õhuülekaal võimaldas Ameerika pommitajatel rünnata Iraani raketitootmisrajatisi. Nii et kui Iraan kasutab ära need raketid, mida ta veel suudab välja lasta, saab tal olema väga raske neid asendada. CASU ja juhtimiskeskused on jätkuvalt sihtmärgid, teatab Military Times, ning B-52 pommitajate pidev kasutus on Iraani sõjalise infrastruktuuri peaaegu hävitanud. Ja loomulikult tähendab veelgi suurem tulejõud ka seda, et palju rohkem sihtmärke on pihta saanud. 11. märtsiks teatas USA, et on tabanud üle 5500 sihtmärgi Iraanis, ehk ligi 500 päevas. See näitab, mida mõtleme, kui ütleme, et B-52D saabumine tähistas pideva kurnamissõja algust. USA teatas, et 5. märtsiks oli tabatud umbes 2000 sihtmärki. Kui lisada B-52 pommitajate nädalajagu rünnakuid kõigele muule, mida USA oma hävitajatega teeb, saame veel 3500 sihtmärki. See on pidev surve. B-2-d katsid laua, B-1-d serveerisid ja B-52 tagavad, et Iraani režiim lämbub iga suutäie peale. Nüüd on Ühendkuningriigil surve hoidmisel võtmeroll, teatas Forbes 11. märtsil. Väljaanne teatab, et Ameerika B-52D ründavad Iraani Ühendkuningriigist. RAF Fairfordis on vähemalt 3 B-52 lennukit, mis tõenäoliselt lendavad vahetustega, et vähemalt üks oleks kogu aeg Iraani kohal. Veelgi rohkem võib saabuda, kui USA seda soovib. USA õhujõudude andmetel on neil kasutusel 58 aktiivset B-52 lennukit ning veel 18 on reservis. 3 Ühendkuningriigis asuva lennukiga on pidevas ringluses kuni 95 000 kilogrammi laskemoona. USA saaks Iraanis B-52 lennukit arvu 5 või 10 tõsta, mis muudaks niigi raske olukorra režiimile täielikuks katastroofiks. Kas Iraani olukord võib veelgi halveneda? Ilmselt teate juba vastust. USA ei piirdu enam üksnes B-52 lennukitega, sest Ühendkuningriigi baasid on nüüd mängus. Väärtuslikumaid B1 ja B2 pommitajaid, mida varem kasutati riskantsetel pikkadel edasi-tagasi missioonidel, kasutatakse nüüd selleks, et Iraani tugevalt rünnata, samal ajal kui B-52 jätkavad oma pidevat kurnamiskampaaniat. Alustame B1 pommitajatega. Warzone'i andmetel lendab nüüd 15 USA pommitajat RAF Fairfordi baasist Ühendkuningriigis Iraani vastu rünnakmissioonidele. Lisaks varem mainitud B-52-dele on ka B1 pommitajad filmitud valmistumas uuteks missioonideks Iraanis. TDVZ teatas 11. märtsil videost, kus B1 pommitajaid laaditakse AGM-158 JASM rakettide ja JDAM Blue 109 2000 noheldaste punkrihävitajatega. B1 pommitajatel teemandatakse rakettide väljalaskesüsteemid, mis näitab USA täielikku õhuülekaalu Iraani üle. Rakettide väljalaskesüsteemi puudumisel B1 pommitajad tiibrakette ei kasuta. USA ei muretse enam pommitajate ohutust kaugusest hoidmise pärast.
TWZ sõnul on RAF Beaufortis nüüd 3 B-52 ja 12 B-1B pommitajat, mis näitab, et Stratofortress jääb lähipäevil B-1 varju. Väljaanne oletab, et USA sihib Iraanis suuri tööstus- ja relvatootmisrajatisi ning tuumarelvaprogrammiga seotud objekte. Võib-olla seepärast tulevad Blue 109 tagasi. Need punkrilõhkujad tulevad tagasi, et hävitada veelgi tugevamini kindlustatud sihtmärke. Siis on veel B-2D. USA on natuke salajasem selle suhtes, kuidas ta on kasutanud oma ülimoodsaid pommitajaid pärast 28. veebruari rünnakute hoogu. 11. märtsil teatas TVC, et B-2D võisid rünnata Iraani Talagan 2 tuumarajatist GBU-57B pommidega. See on suur edasiminek võrreldes Blue 109 pommidega, mida B-2D veebruaris kasutasid. Need punkrilõhkujad kaaluvad 30 000 naela, tungivad sügavamale ja hävitavad kõik teel. Mis puudutab tõendeid nende kasutamise kohta, siis TWC jagab Vantori satelliidipilte, mis näitavad, mis Talagan 2-s juhtus. Pärast 2025. aasta suvel toimunud operatsiooni Kesköine haamer, USA ja Iisraeli ühisrünnakut Iraani tuumarajatistele, on Iraani režiim tugevalt baasi kaitsnud. Sinna on valatud betooni ja kuhjatud suuri mullakuhje, mis moodustavad Blue 109-le läbitamatu kilbi. See ei loe, sest viimasel satelliidifotol Telugan tahe kohal on näha 3 selget auku mullas. See tähendab, et USA kasutas 30 000 naelaseid pomme ja B-2 pommitajat. Praegu ei ole Iraanil lihtsalt mingit hingetõmbeaega. Kui režiim arvab, et USA on juba peamise kahju teinud, tuleb veelgi juurde. B-52D jätkavad lennumissioone. Aga nüüd on 12 B-1B lennukit Ühendkuningriigis ning neid laetakse pommide ja punkrilõhkujatega, mis näitab, et USA on leidnud veelgi rohkem sihtmärke. Kui need 2 pommitajad keskenduvad pidevale kurnamisele, on B-2D taas õhku tõusmas. 3 auku maa-aluses tuumapunkris räägivad enda eest. Veel tuleb palju rohkem. Küsimus on, kui kaua suudab Iraani režiim koos sõjalise ja tuumataristuga vastu pidada, enne kui peab Ameerika pommitajatele alla vanduma. Sellele küsimusele vastuse saamiseks peame veel veidi ootama. Ameerika selge ülekaal muutis konflikti, mis võinuks olla 3. maailmasõja algus, ühepoolseks löögiks Iraani vastu. On ka teisi konflikte, mis võivad 2026. aastal põhjustada ülemaailmse sõja. Neid on 5. Vaadake meie videot, et teada saada, mis need on. Kui video meeldis, tellige The Military Show, et saada rohkem infot USA tegevusest operatsiooni Eepiline raev ajal. Aitäh vaatamast!